kogumispäevik. Tere, head kogumispäeviku podcasti kuulajad. Mina olen Grete Koho. Käes on südasuvi, kus võib-olla nii mõnigi kuulajatest nokitseb oma äriidee kallal, on näiteks otsimas testkliente, tegemas prototüüpi või hoopiski mõlgutamas mõtteid oma ärist. Aga pole julenud tegema seda esimest sammu. Kes vihjetest aru sai, siis täna võtame ettevõtlusega alustamise pulkadeks lahti ja räägime koos Aune Aunapuuga, kes on püsti pannud ühe globaalsel turgudel tegutseva järelturu platvormi nimega Jaga. Tere tulemast, Aune! Tere, Grete! Aitäh! Super! Nii, aga ilma pikema sissejuhatuseta räägime täna ettevõtlusest, nii nagu kokku lepitud. Et kui kaua sina oled ettevõtja olnud? Minu ettevõtlusteekond ikkagi algas koos Jagaga. Jaga ma alustasin aastal 2017, et tegelikult saab järgmisel aastal sellest ideest 10 aastat, mis on endale ka üsna uskumatu periood. Aga jaa, kindlasti ma olen ettevõtjaks kasvanud koos Jagaga ja varasemat kogemust tegelikult ei ole ja ma usun, et see on võib-olla ka kuulajatele julgustav, et saab ka nii. Täpselt nii. Aga räägi meile, kus sul siis see ettevõtluse pisik sinust tuli, et oled sa lapses peal olnud selline ettevõtlik või? Tead, see on hea küsimus, aga ma arvan, et pigem ei. Mul ei ole selliseid näiteid, et müüsin ma ei tea, kodu ees komme või ise tehtud käevurusid, et seda mitte. Aga ma mäletan, et ma olen selline viieline ja selline ikkagi klassi esimene tahtnud kogu aeg olla ja selline eduka inimese soov või geen on olnud ja ma arvan, et see võib-olla ka on seda julgust andnud ja soovi. Et edumeelne oled sa kogu aeg olnud? Pigem vist küll. Väga hästi. Põhimõtteliselt siis Jaga oli sinu esimene ettevõte, millega sa algust tegid ja see kohe õnnestus. Kuidas sa ettevõtluseni jõudsid? Tahtsid sa lahendada mingist päriselu probleemi? Ma korra hüppan tegelikult veel kaugemale ja ma võib-olla annan kuulajatele sellest aimu, et mis Jaga täna nagu mahu mõttes üldse on ja kuidas me ennast defineerime. Et ma arvan, paljud Eesti kuulajad teavad, Jaga on inimeselt inimesele kauplemiseks mõeldud platvorm, kus peamiselt müüakse teise ringi kaupa, peamiselt moekaupa ja peamiselt teevad seda naised, aga mitte ainult. Ja me lansseerisime kõigepealt Eestis 2017, aga esimesest päevast peale me teadsime, et me ei tee seda ainult Eesti jaoks, sellepärast, et sellise inglise keeles consumer platvormi ehitamiseks tehtav investeering ei tasu ennast kunagi ära, kui see on nii väikesele turule, ehk me mõtlesime kohe globaalselt ja 3 aastat hiljem lansseerisime Jaga Lõuna-Aafrika Vabariigis. Ja täna on Lõuna-Aafrika Vabariigi turg meie jaoks kõige suurem turg ja kõige kiiremini kasvav turg ja ma arvan, seda endiselt paljud eestlased ei tea. Ja meil on üle 2 miljoni kasutaja globaalselt, Jagas on täna müüdud rohkem kui 8 miljonit toodet, aastas müüakse umbes 50 miljoni euro eest kaupa, Jagas, second hand kaupa, et need numbrid on kasvanud nagu päris heaks, aga seda potentsiaali on veel ja veel rohkem. Ja kui me räägime üldse, miks Jaga on oluline, siis ma ei saa tegelikult üle ümber sellest keskkonnasäästlikkuse aspektist, et ma ise nii tugevalt usun, et kui inimesed ostaksid rohkem seda kaupa, mis on juba toodetud, mitte jookseks poodi igal uuel vahehooajal ja hooajal, siis oleks maailm tegelikult puhtam ja toredam koht ja mida rohkem seda inimesed teevad, seda parem see on. Ja tagasi tulles küsimuse juurde, kuidas see kõik algas, ma arvan, mu lugu on paljudele ettevõtjatele selles mõttes nagu sarnane lugu, et see tihti algab ikkagi oma probleemist. Ja sellel ajal ma olin 10 aastat olnud keskkonnaalane konsultant, konsultatsiooni äris ja ma olin 2 väikese lapsega kodus. 3-aastase, 1-aastase lapsega kodus ja nagu see poleks piisavalt raske, siis tuli sinna veel 3. laps nimega Jaga. Aga mul tegelikult oli probleem. Ja see probleem oli selles, et laste asju oli väga palju
ja ma otsustasin maha müüa ühe lapse käru. Ja ma arvasin, et see on selline lihtne protsess, panen Facebooki üles ja saan ostja ja raha kontole ja probleem on lahendatud. Ja tegelikult see nii ei olnud. Ja ma arvan, paljud inimesed resoneeruvad selle Facebookis või marketplace'is või gruppides müümise kogemusega, et tegelikult seal on tänaseks väga palju skämmi, seal on väga palju suhtlust, sinna kulub väga palju aega ja tegelikult, mis mind juba siis väga häiris, on see, et e-kaubanduses me täna läheme e-poodi, me teeme ühe nupuvajutusega, saame selle kauba eest makstud ja selle endale koju, aga inimesel kaubanduses see nii ei ole. Me peame läbi tegema selle kadalipu, ehitama usalduse, kas ma julgen sellele võõrale inimesele seda asja nii-öelda saata, enne kui tema on mulle raha saatnud. Ja samas, kui ma olen ostja, kas ma julgen seda raha talle saata, sest äkki ma saan skämmida. Et see oli tegelikult see minu enda probleem, kust sai see asi alguset, aga ehitame siis sellise platvormi ja loomulikult ma ei saa seda endale võtta, et mina olin maailmas esimene, kes mõtles, et ehitame sellise platvormi, et globaalselt selliseid platvorme juba oli, aga seda ei olnud Eestis. Ja seda turuanalüüsi tehes me nägimegi, et seda endiselt ei ole paljudes riikides sellist nii-öelda ühte suurt turuliidrit. Ja sealt see kõik minu jaoks alguse sai ja hakkasin väikeste sammudega minema. Väga tore. Mis on olnud olulised oskused või isikuomadused ettevõtjaks saamisel? Kuidas sa ise tunned? Esimesena mul tuleb pähe julgus. Ja see julgus hästi mitmes kohas, et nagu julgus teha asju ka siis, kui sa ei tea kõike. Julgus rääkida inimestega ja saada üle sellest, et äkki nad arvavad, et ma olen rumal, et näete, kuidas ta ehitab sellist asja, et ta ju ei tea. Julgus ebaõnnestuda, et sa võtad selle riski, et ma proovin seda platvormi ehitada või ma proovin seda kampaaniat või mingit ideed ja seal on see julgus olemas, et aga võib-olla see ei tule välja ja see on täiesti okei. Et mulle on öeldud, et kui ma jagast räägin, et siis see tundub selline hästi lihtne teekond olevat ja kõik on läinud nii hästi, siis tegelikult see taust on ikkagi üles-alla, seal on palju keerulisi momente, raskeid otsuseid, palju sellist tunnet, et aga ma enam ei tea, kuidas edasi minna ja selle ma seon jälle selle julgusega, aga olenemata sellest, et olla see julge ja ma ikkagi lähen edasi. Et see on üks, mõtlen, kas mul tuleb midagi veel. Kommunikatsioonioskus tegelikult on üks, mis on samuti, kuna see on siuke ettevõtlussuunaline jutuajamine täna, siis iga ettevõtja, kui ta midagi alustab ja kui ta on ka tegevjuhi positsioonis, ta tegelikult on oma olemuselt müügimees. Ja ta on selles mõttes ja müügimees, et nagu me teame, nad on väga hea jutuga. Ja tegelikult sa pead suutma rääkida oma nii-öelda visiooni, oma missiooni, oma tulevastele töötajatele, oma tulevastele investoritele, oma tulevastele kasutajatele ja alguses tegema seda niimoodi, et ainult sina üksi usud. Ja võib-olla sul on kaasasutajad või pere ja sõbrad, kes sind toetavad, aga see, et ka teised usuvad ja sul on pärast see 2 miljonit või rohkem kasutajat, see tuleb tegelikult, sa pead ise uskuma, et see juhtub ja läbi selle minema, aga see kommunikatsiooni pool on tegelikult ülioluline ja mida mina ka kindlasti on see minu jaoks olnud üks oluline kasvukõver tulla sellest, et ma ei julge isegi mõne võõra inimesega nii-öelda talle jagast rääkida, tulla siia kas või täna või mingil muul laval jagast rääkida vabalt. Kas sul meenub veel mõni hirm, mis sul selle alustamisega olid? Ma sain aru, et kommunikatsioon või selline julguse puudumine või natukene, aga mis olid veel need hirmud, millega sa maadlesid, et tahaks olla ettevõtja, aga... Ma arvan, minu jaoks tuli see probleem enne, kui see isegi see teadvustamine, et ma tahan olla ettevõtja. Ja see on võib-olla ka selline esimene soovitus või selline lähtepunkt, mida ma ettevõtlust alustades kaaluksin, on see, et lahendada tuleb päris probleemi. Ja kui see probleem on olemas ja sa keskendud selle probleemi lahendamisele, mitte sellele, et ma tahan olla ettevõtja, kus on probleem, mida lahendada. Et see minu jaoks natukene, või vähemalt minu kogemuses käib natukene teistmoodi. Et kui see jõud tuleb sellest probleemi lahendamisest, siis need muud, kuidas ma ütlen, puudujäägid võib-olla, need ei ole nagu nii suured. Ja mul ei olnudki alguses aega väga mõelda, et
kas ma sobin ettevõtjaks või mida see tähendab olla ettevõtja. Ja mõnes mõttes oli see selles mõttes selline hea teadmatus, et kui ma võib-olla oleks teadnud, kui palju väljakutseid saab sellel nii-öelda perioodil olema, siis võib-olla oleks ma kohe käed üles tõstnud öelnud, et sellega ma küll hakkama ei saa, et see on ju nii raske, siin on nii palju raskeid otsuseid, siin on see ei ole nagu walk in the park on ju lihtne, et selles mõttes jah, see teadmatus mõnikord on hea ja kui sa järgid seda uudishimu, mis sind mingi probleemi lahendamisele kutsub, siis see tegelikult niimoodi väikeste sammude kaupa liigud kogu aeg edasi ja tegelikult ise arened ja saad targemaks ja õpid. Jah, ja see päeva lõpuks drive'ib sind, on ju, et see uudishimu ja siis sellest tulenev, on ju. Ja no täpselt evolutsiooniliselt me tundub, et me oleme kohanenud erinevates ebamugavates olukordades kohanema. Jaa, absoluutselt, et see ju meid ka drive'ib, et me kasvame. Et kõige peale me lihtne, kui on lihtne, siis hakkab igav. Et see on sinna, ma arvan, jah, inimese elukaarde sisse kirjutatud, et me tegelikult kogu aeg peame arenema, nii lihtsalt on. Just. Mõtleme veel selle ettevõtlusega alustamise peale, et sul tekkis probleem, sa mõtlesid, kuidas seda probleemi lahendada. Mis olid need esimesed sammud, mis sa tegid? Kus sa läksid? Kellele sa seda rääkisid? Kuidas sai sellest ideetasandist mingi järgmine samm? Ma rääkisin seda probleemi oma elukaaslasele loomulikult sellel hetkel ja temast sai ka Jaga üks kaasasutajatest. Et selles mõttes ja Jagal on veel tegelikult kaasasutajaid, et ma ei olnud üksi, et mul oli kohe kellegagi sellest rääkida, sellest probleemist, sellest võimalusest ja võib-olla ka see andis seda julgust juurde, et tõenäoliselt mitme inimesega, et see ei ole nagu ainult minu üksi projekt. Ja see on hiljem ka, ma olen aru saanud sellest erinevates rahastusraundides ja teiste ettevõtjatega rääkides, et just nagu selles startup maailmas, kus Jaga täna definitsiooni järgi on kiiresti kasvav ettevõte, siis on alati hea, kui sa ei ole see üksik ettevõtja, et osad fondid on isegi öelnud, et nad ei investeeri ettevõtetesse, kui sul on üks asutaja, sest on ka risk management, et sul on rohkem neid asutajaid ja ma hakkasin tegelikult kohe siis töötama kaasasutajatega, läksime ühte arendusettevõttesse Jaga ideest rääkima, et saada sealt nii-öelda arendajad pardale, sest ühtegi mobiili või online platvormi ilma arendajateta ei ehita ja mina ei ole oma nii-öelda taustalt koodikirjutaja ja sealt see tegelikult liikuma hakkas. Ja kui sa paneksid selle ajajoonele, siis kuidas see mingid suuremad tegevused ajajoonel? Meil oli sellisest esimesest ideetasandi väljarääkimisest kuni siis prototüübi ehitamiseni, ehk siis Jagal nii-öelda hästi minimaalne tootejupp, mille me saime juba kasutajatele laivi panna. Sellest läks 5-6 kuud. Võib-olla isegi natuke vähem. Et detsembris 2016 me rääkisime ja 21 juuni 2017 läks Eesti kasutajatele tegelikult Jaga veebis laivi. Ja sealt siis me hakkasime reaalselt töötama juba kasutajatega, kasutajate tagasisidet koguma ja turundama. Tegime Jaga pikalt oma founderite siis, kas ma inglise keeles on see bootstrappingu väljend, et bootstrapitud ettevõtte esimesed 3 aastat ja väga väikeste turunduseelarvetega, et saada siis nii-öelda see platvorm üles, esimesed kasutajad, esimene tõendus sellest, et sellel on potentsiaali, et siis tulevikus kaasata investoritelt raha ja juba seda laiendada muudes riikides. Proovime kummutada selle müüdi ka, et ettevõtlusega alustamiseks on vaja palju raha. Palju sul raha vaja oli? See on hea küsimus. Või kas on vaja palju raha? Ma arvan, et täna, ma kohe räägin oma kogemusest ka, aga mulle tundub, et täna kõikide nende AI tööriistadega ja kui kättesaadavaks on ka muutunud arendus võrreldes 90 aasta taguse ajaga, siis mul on tunne, et täna on seda raha tegelikult vähem vaja. Või seda esmast raha, et üldse midagi tõestada, et üldse mingi prototüüp ehitada, et ma näen neid noori uusi ettevõtjaid, kes ongi kahekesi teinud sellise toote valmis, mille võib-olla 10 aastat tagasi oleks läinud 5 inimest, et seda ehitada ja pool aastat. Aga
aga mina otsisin neid võimalusi, kuidas raha mitte, et kuidas ma ei peaks kuskile raha panema, sest tegelikult see oli ju minu isiklik pangakonto, kust ma oleksin seda raha pidanud kulutama ja kuna mul oli võimalus saada siis endale 2 arendajat, mille eest ma siis pakkusin neile osalust ettevõttes. Ja see on tegelikult ka üks võimalus, mida ma tean, paljud ettevõtjad teevad, et kui sul on mingit ressurssi vaja, et siis toode püsti panna, siis sa saad sellele inimesele, kas ta on sul co-founder, kas ta on sul müügimees, kas ta on arendaja või mingi muu positsioon, tegelikult selle varajase usu eest sinu ettevõttesse tegelikult anda talle osalus. Aga see eeldab paratamatult seda, et inimesel on mingi isiklik puhver, mingi isiklik runway, et ma olen näinud ka ettevõtteid, kus ongi, et mul on runway'd 4, et ma 4 kuud saan teha nii-öelda tasuta tööd, aga siis ma tegelikult pean hakkama saama mingit palka, sest me elame ikkagi maailmas, kus arveid tuleb maksta ja nii on, aga see kindlasti sõltub valdkonnast, sõltub tootest, aga ma ütleks, et meie ütlen ka, kui me alustasime kasutajatele turundamist Facebooki reklaamidega, siis ma ei tea, ma kulutasin 5 eurot päevas seal, lihtsalt, et katsetada, kas midagi toimub, ma otsisin selliseid tasuta viise, ma postitasin nendesse samadesse Facebooki gruppidesse massiliselt jagas olevate kuulutuste nagu kuulutusi, et inimesed seda sealt näeksid ja siis tuleksid tasuta jagasse vaatama, et mis see on, et ma pildistasin kodus kõik üles, mis mul oli, mida oleks saanud müüa, et tulge nüüd ja odavate hindadega. Et ma arvan, et sõltuvalt sektorist seal tegelikult on selliseid nagu häkke ja see on, ma arvan, alguses väga terve, sest see paneb sind tõesti mõtlema sellele, et otsima neid viise ja mõtlema nagu ka kapitali kulutamise efektiivselt, et ei ole, et mul on vaja suuri summasid, et üldse midagi tõestada. Sul ei ole vaja alguses nagu palju tõestada, sa pead tõestama mingeid väikseid esimesi edumärke, et su ettevõtte liigub õiges suunas ja seda ma küll ütlen, et ei pruugi olla vaja suuri mägesid raha selle jaoks. Aga sinu näite puhul veel, kas sinu jaoks siis see algkapital tähendas pigem sinu teadmisi, oskusi ja võib-olla seda tutvusringkonda, kuivõrd siis seda rahapuhvrit või rahasüsti, mida sa sinna alguses sisse panid? Jaa, pigem küll. Pigem need kontaktid ja osaluse andmine ettevõttes ja seesama tulevikupotentsiaali müümine esimestel aastatel kindlasti. Aga esimestel aastatel oli ka see, et ma olin, nagu ma mainisin, ma olin ise emaduspuhkusel ja 1,5 aastat ma tegelikult tegin jagas kõike rolle. Ma olin raamatupidaja, tootejuht, ma olin see klienditöö spetsialist, ma olin disainer, kindlasti oli seal midagi veel, et läbi selle ma tegelikult õppisin jaga nagu rohujuure tasandil, et ainuke asi, mida ma ei ole teinud, on koodi kirjutanud. Ja ma töötasingi selle 2 arendajaga üksi kõikides rollides ja see minu nii-öelda see, ma elasin sellel ajal ema palgast, see oli see reaalsus. Ja ma arvan, et see on naistel hästi mõnes mõttes selline loogiline moment, et sa tuled oma vanast karjäärist ära. See minul oli väga selge teadmine, et siit tuleb muutus. Et ma ei lähe enam tagasi, siit midagi muutub, on see uus töökoht, on see ettevõtmine, et nagu ma ütlesin, ma otseselt ei mõelnud, et ma ettevõtjaks hakkan, et see on see rada, vaid see kind of happened, et ma olin avatud selleks. Et minul oli jah see emapalk sellel hetkel, et mingi sissetulek, eks ole, oli ja hiljem, kui tulid juba tiimiliikmed, siis me hakkasime kaasama ka nii-öelda ingelinvestoritelt raha ja siis seda kapitali, et kui sa juba võtad tiimi, siis sa võtad ikkagi seda töölepingu alusel ja nii-öelda palga ootusega ja et mingil hetkel on tõenäoliselt ikkagi ka vaja kapitali. Sa alustasid 2017. Millal sa esimest korda said sealt mingit tasu, tulemit füüsiliselt enda rahakotis näha? Nagu minu kui isiku või, mitte jaga esimene tehing. Ja. Kui pikk see teekond oli? See oli, võin natuke mööda panna, aga see oli, ma arvan, siuke 3.-4. aastal, äkki 3. aastal. Ma tegelikult tulin ka sealt emapalgalt maha ja lapsed läksid lasteaeda ja ma ise hakkasin jagale ka pühenduma 100% oma ajast, sest eks ta alguses oli natuke sellisem nii palju, kui ma sain pühenduda.
ja siis ma ikkagi hakkasin endale ka palka maksma, et seda oli vaja. aga kas sul tekkis ka selle aja jooksul hetki, mille tasu ma selle eest ei saa, aga tööd nõuab roppu moodi, et ma ei viitsi, ma ei taha. Tead, sellist mõttekäiku ei olnud. Mul on sellised, et ma enam ei taha, on olnud teistel põhjustel kui sellel põhjusel, et kuna mul oli see ei olnud, ma tundsin, et mul on see puhver tegelikult olemas, ka mingid varasemad säästud ja et see ei olnud see minu frustratsiooni põhjus, et seda mitte, et pigem see, kuna see oma asja tegemine, see uudishimu, see toitis teiselt poolt nagu nii kõvasti, et see on ka võib-olla see ettevõtluse positiivne pool, et sealt avanevad mingid vaated elule, mingi teatud vabadus, otsustusvabadus, ajakasutuse vabadus, mis justkui nagu kompenseerib selle, et äkki ma ei saa järgmine kuu endal palka maksta, sest ettevõttel ei lähe hästi, et see minu see ebakindlus versus vabadus on see, millega sa tegelikult hakkad siis ettevõtjana mängima ja ennast sellega nii-öelda harjutama, et see on okei. See ongi võib-olla nagu selle hind. Kus sa kogusid infot või kas sa järgisid mingit mudelit või kindlat samme, et kuidas sa teadsid, mis need ettevõtlusega alustamise sellised loogilised sammud on? Kes sind toetas, aitas, mentordas? Ega ma ei teadnudki, ma arvan, et see läheb sinna, et ega ma lõpuni ei teadnudki, vaid hakkasin lihtsalt minema, et kuidas ehitada platvormi, kuidas tööarendajatega käib, kuidas maksete kogumine käib, sel hetkel maksekeskust oli vaja sinna, et maksete vahendamiseks, kuidas pakkide saatmine käib tegelikult nii-öelda rohujuure tasandil, mitte kasutaja vaates, vaid ettevõtte vaates. Et see oli selline jagaspetsiifiline, jaga kaudu nagu õppimine. Ja jällegi, et see probleem ettevõtte tuli enne, kui tegelikult see võib-olla ettevõtluse defineerimine. Aga teistpidi mul ikkagi oli kõrval kaasasutaja, kellel see kogemus oli olemas. Et ta on olnud minu jaoks ikkagi ka selline nii-öelda mentor ja täna võib-olla isegi sellises nõukogu rollis, et igapäevaselt jagaga ei tegele, aga nii-öelda sellel ettevõtluskogemusel minust ees. Et ma arvan, kui ei oleks olnud teda, oleks olnud keegi teine. Ja algusaegadel ma rääkisin päris palju erinevate ettevõtjatega, kes olid jagataolist toodet kas teinud või tegemas või kellel olid sama. Jaa, täpselt, jaa. Et mis tähendas seda, et ikkagi see üksteiselt õppimine ja harimine ja teiste inimestega rääkimine, kes sama probleemi lahendavad, see arendas tegelikult tohutult palju. Et seda ma ka kindlasti soovitan, et kui sa tahad midagi teha, siis otsi need inimesed üles, kes on analoogset asja teinud, sa säästad raha, sa säästad aega, sa ei tee neid vigu, mida nemad on juba teinud, et jõudes tagasi julgusesse, et ole julge ja räägi võõrastega ja küsi, kuidas nemad said edukaks sellise samasuguse platvormi ehitamisel. Kui ma olen küsinud kogumispäeviku grupiliikmetelt, et mis on see sinu üks põhjus, miks sa ei ole veel ettevõtlusega alustanud, isegi kui sul on äriidee olemas ja niimoodi, siis mis sa arvad, mis see vastus võiks olla? Ma arvan, et see tuleb, et raha ei ole, ei? Hirm. Kuidas sina enda hirmudega maadlesid? Või kas oli see, nagu sa alguses mulle ütlesid, et see teadmatus oli ikkagi nii suur, et sa ei suutnudki seda hirmu teadvustada, sest ega sa ei teadnud, mis sind ees ootab? Ma arvan, võib-olla see oli ka nii, aga võib-olla ka see, et kuna ma alustasin seda tõesti nii-öelda emapalgal olles, ja see võttis võib-olla selle majandusliku ebakindluse hirmu ära, et ma pean õnnestuma. Et oli ka võimalus, et aga võib-olla ei tule sellest mitte midagi. Ma proovin ja see ebaõnnestub ja ma lähen tavalisele tööle tagasi ja on ka täiesti okei. Et mul nagu sellist hirmu ei olnud. Mul oli hirm, et ma ei oska ja ma teen valesti. Ja mul oli see ebaõnnestumise hirm ja võib-olla see on, ja mis teised arvavad, et ma alustasin ja siis näed nüüd mingi halb platvorm või kasutajad ei tule või ma arvan, et see sisemine töö oli endaga see, mida tegelikult on olnud vaja aastate jooksul teha, et me ise oleme tihti oma kõige suuremad tegelikult pidurid. Ja see on hoopis see koht, mida ma arvan iga ettevõtja peab leevendama ja selle lihtsalt tegema, lihtsalt uskuma, et kui ma sellele keskendun,
siis see hakkab liikuma, et mulle õudselt meeldib üks väljend inglise keeles on see, et where the attention goes, energy flows. Et kui sa millelegi paned oma pühendumise, oma energia, oma fookuse, siis kuidas on võimalik, et see ei hakka liikuma? Et see hakkab liikuma ja et see ettevõtluses ka see usk on nagu oluline, eriti alustavas ettevõttes, et ma usun, et see läheb, et kui ma pühendun ja ma teen, siis ta liigub. Aga sinna kõrvale nagu see mõte, et endale normaliseerida ka see, et ja kui see ei lähe täpselt nii, nagu ma tahtsin, või kui ma ebaõnnestun, siis see on ka okei. Et kohe luua enda jaoks see ruum, et ma olen juba tubli, et ma juba õnnestun sellepärast, et ma proovisin olenemata sellest, mis on see nii-öelda outcome või tulemus. Ja see on täpselt see, et mõelda selle peale, et mis juttu me endale räägime, et kuidas me oleme meelestatud iseenda suhtes. Ja sa mainisid kohe alguses, et kas alguses peale oli fookus see, et tahad minna laiemale publikule kui Eesti, see on õigesti aru? Ja. Räägimegi siis rahvusvahelisest ettevõtlusest, et miks Lõuna-Aafrika või miks üldse rahvusvaheline ettevõte? Kui juba ettevõtlust selles mõttes teha ja kui sellel ettevõtlusel on globaalne potentsiaal kasvada suureks, see on jälle muidugi iga asutaja otsus, et ei pea tegema suurt, kõike peab tegema startupi, kõike peab kaasama raha, kõike peab minema rahvusvahelistele turgudele, aga mul ja co-founderitel me lihtsalt nägime seda potentsiaali, et siin on võimalus ehitada platvorm, mis tegelikult on globaalne, mis tegelikult on suur, millel on ka suur mõju keskkonna mõttes. Ja sealt see ambitsioon tuli. Lõuna-Aafrika Vabariik teise turuna ei ole ilmselgelt loogiline valik see oleks Soome, Läti, et midagi siin samas või ükskõik mis Euroopa riik, aga Lõuna-Aafrika Vabariik ja seal on tegelikult väga kuidagi loogiline põhjus tagant järgi, et me välistasime sisuliselt kõik Euroopa turud sellel hetkel, kui me uut turgu hakkasime avama, sellepärast, et sellel hetkel me oli Euroopas juba väga hästi rahastatud platvormid toimimas, seal hulgas Vinted, kes on Jagast 10 aastat oma arengu sees. Jagas on ikka 10 korda, rohkem kui 10 korda, nad on üle 100 korra suuremad kui meie kõikides numbrites, et kui Jagas on 30 töötajat, seal on 3000 töötajat. Et me saime juba siis aru, et me ei kasva, meil ei ole võimalik Eestis kasvada nii suureks ja tugevaks, et võistelda Vintediga, kui Vinted siseneb meie turule ja isegi kui meie oleme juba ka muudel Euroopa turgudel, siis tõenäoliselt rahakoti võistluses meie kaotame ja see oli algusest peale teadlik otsus, et Euroopas me sellel põhjusel ei laiene, me ei võida. Ja me hakkasime otsima turge ja regioone, kus meie saaksime olla need esimesed, kus on täpselt samasugune situatsioon, mida mina nägin Eestis 2017, et kui inimene tahtis oma kaupa müüa, valikus oli Facebook ja Osta.ee. Ja siis võib-olla kuldne börs ja soov ja sellised eriti tänaseks võib-olla hoopis teise profiiliga platvormid. Aga seal vahel sellist modernset, mobiilile suunatud, hea e-kaubanduskogemusega platvormi tegelikult ei olnud. Ja Lõuna-Aafrikas oli väga sarnane olukord. Ja nagu ma ütlesin, et me hakkasimegi otsima selliseid turge, kus meie siis oleksime need modernsed sisenejad, nagu Vinted on olnud Euroopas kõikides riikides ja selle turu tegelikult loonud. Ja Lõuna-Aafrika on ka samas ajavööndis, ingliskeelne turg, ta on väga suur turg, 60 miljoni inimesega, ta on Aafrika kontinendi kõige majanduslikult edukam turg. Et tagantjärgi ülihea otsus, et me sinna läksime, sest ka tänases konkurendisituatsioonis, kus Vinted eelmisel aastal turule sisenes, siis meie munad ei ole ühes korvis. Et Lõuna-Aafrika turg on tänaseks suurem kui Eesti turg ja meie kogu fookus läheb sinna, sest seal oleme meie need, kes on kõige suurem platvorm ja kus konkurendid on siis nii-öelda 10 aastat maas võib-olla sellest, mida meie seal turul pakume. Et see võib-olla vastab ka sellele nii-öelda kuulajatel võib-olla see aga Vinted versus Jaga küsimus ja miks me ei tee, me saame oma endale kirju, et aga miks me ei tee selliseid transpordikampaaniaid, et Vintedil on need allahindlus seal, me ei suuda kunagi seda matchida, et see lihtsalt nii-öelda kurnab ära meie kogu rahakoti ja me ei võida seda, et nii lihtsalt on.
Kuidas mõjutavad ärikultuurilised eripärad? Kuidas nendega arvestada? Lõuna-Aafrika, Eesti, öö ja päev? Ma arvan, see sõltub jälle ärist, mida keegi ehitama hakkab, et jaga on kasutajale mõeldud toode, ehk meil ei ole müügimehi, meil ei ole vaja poliitilisi kontakte, mul ei ole vaja tunda Lõuna-Aafrika ärimaastikku selleks, et Lõuna-Aafrikas midagi korda saata, et ma turundan otse kasutajale. Et selles mõttes see kultuuriline pool Lõuna-Aafrikas on meile üllatuseks olnud väga sarnane sellele, mida me näeme Eestis. Jah, asjaajamine võtab rohkem aega. Jah, ei ole nii digiriik, aga samamoodi pakiautomaadid, samamoodi online-maksed, samamoodi inimesed kannavad riideid ja tahavad neid maha müüa ja tahavad raha teenida, et see just see kasutaja käitumise muster on väga sarnane. Ja mis sest, et ühiskond on kihistunud, mis sest, et ostujõud ei ole võib-olla nii suur kui Euroopa regioonis ja siinsel turul, aga meile see nii-öelda kultuuriline pool takistuseks ei ole saanud. Seal on lihtsalt mõned teatud eripärad. Seal on, mis hakkavad suunama ühel hetkel ka toote arengut, et ma toon ühe näite, kus eestlastega on niimoodi, et ka eestlane teise eestlasega väga rääkida ei taha või suhelda ei taha. Et kui sa näed jagas seda püksipaari või kingapaari, siis hea meelega ostad kohe ära ja asi on korras, sa ei hakka rääkima selle inimesega, kes seda müüb, eks. Lõuna-Aafrikas nii ei ole. Ja alguses me ei saanud aru, et miks Lõuna-Aafrikas seda chati funktsiooni või sõnumi saatmiste funktsiooni nii palju kasutatakse. Ja siis me saime aru, et neile lihtsalt meeldib rääkida, enne ostu rääkida, kust need asjad pärit on ja kes see müüja on ja kust ta elab ja et meil on nagu lugusid, kus inimesed on sõpru leidnud jagast ja kus on tehtud võib-olla mingid community kokkusaamise jaga müüjate vahel, et see sotsiaalsuse tase on hoopis teine, et see on jälle, et me ei saaks et chati kaudu on ka see, kus inimesed nii-öelda juhitakse jagast välja, on ju, või et kuule, me teeme selle tehingu väljaspool jaga, et võiks ju mõeldud platvormina, et me peaks seda tegelikult tolereerima, aga teistpidi inimesed tahavad rääkida, eriti sealses kultuuriruumis, on ju, et me ei saaks seda kunagi nii-öelda ära võtta, sest ka nii loovad inimesed omavahel usaldust, et see, kes seal ostab või kes müüb, et on päris inimene ja ma julgen selle tehingu ikkagi teha ja ma tahan temalt osta, sest ta on hea inimene. Nii tore. Mis on sinu jaoks täna need huvitavad ja võib-olla veel avastamata turud, mida sa võiksid kaaluda? Ma nüüd huvitavaid turge on maailmas ju palju ja ühel hetkel me tekime nalja, et valime nagu turge vaata selle järgi, et kui ise reisida tahaks, et igast eksootilisi turgusid. aga lõpuks see meie jaoks taandub paarile sellisele meie äriks olulisele kriteeriumile. Et turg peab olema piisavalt suur, ta peab olema piisavalt arenenud selles mõttes, et inimesed maksavad, inimestel on pangakontod, pangakaartid, online-maksed, et ei saa olla päris nii-öelda sularaha ühiskond. Ja peab olema transporditeenuse kättesaadavus olemas. Et meie oleme võib-olla Eestis, me oleme harjunud, et iga nurga peal on pakiautomaat ja kuller teenuse pakkujaid on rohkem kui 5. Siis kui me Keenias proovisime Keeniat käivitada, siis Keenia transpordivõrgustik on näiteks hoopis teissugune, et seal on motokullerid, igal ühel on oma kuller ja jaga mudel sinna sellisena nagu hästi ei sobi, et see teeb nii-öelda meie turu valiku natukene kitsamaks, et me oleme Aafrika turud läbi uurinud ja seal topis tegelikult Egiptus on seal topis meie jaoks. Seal topis on Nigeeria, aga see on lihtsalt liiga kapitalimahukas turg ja liiga riskantne turg, et täna meil kindlasti ei ole kapitali, et sinna minna, aga Dubai on väga huvitav seal samas Lähis-Idas, kahjuks poliitilise olukorra tõttu jällegi me panime Dubai pausile, Dubai oli meil täiesti lansseerimise nii-öelda plaanina sellel aastal veel, täna on see pausil, et neid turge ikkagi on ja ma arvan, et kõik on üsna eksootilised siit vaadates. Põnev. Ja kas ma saan õigesti aru, et Euroopa ongi skoobis sellepärast väljas, et Euroopas toimetab vuntid peamiselt või? Lihtsustatud küll, jah. Et see konkurents on lihtsalt selline, et me ei suuda nendega võidelda. Et variant, ma kunagi ei välista seda, et kui meil Aafrika riikides läheb nii hästi, suudame avada rohkem turge, kaasata rohkem raha kasvuks, et siis ühel hetkel me tuleme nii-öelda Euroopa poolele tagasi
ja hakkame nendel samadel turgudel opereerima, aga selleks on vaja rohkem kapitali, et muidu me lihtsalt selles tavainimesele mõeldud turunduses me ei suuda konkureerida, et me ei suuda efektiivselt konkureerida, selles on lihtsalt asi. Minuni jõudis see Vintedi eufooria justkui nagu selle aasta kevadel alles, et kas nad siis kinnitasid rohkem Baltimaades justkui nüüd hiljuti kanda või? Jaa, nad avasidki eelmise aasta oktoobris, 2025 oktoobris, et enne seda need ei olnud, me teadsime algusest peale, et nad Eesti turule, Baltikumi turule ühel hetkel jõuavad. Ma ausalt öeldes olin üllatunud, et see võttis nii palju aega, et mulle 2017 tundus, et ju nad kohe-kohe tulevad, aga tegelikult see nii ei olnud, samamoodi ehitasid alles oma äri üles ja testisid ärimudeli toimivust. Aga sellest ka siis suurem nähtavus Eesti publikule, et see on see periood, kus nad ikkagi tulevad uuele turule, tahavad olla väga nähtavad, pakkuda väga odavat hinda, et tegelikult inimene vahetaks, siis tuleks meie platvormilt või kuskilt mujalt Facebookist tuleks Vintedit proovima ja see on nende playbook. Okei, aga kas nende loogika on sama, mis on Jagal? Sa mõtled kasutaja suunal nagu see funktsioon või? Kui hästi nagu välja zoomida, siis mõlemad on platvormid selleks, et inimesed saaksid müüa enda asju ja neid asju osta. Ostja vaates säästa raha, müüja vaates teenida raha ja et see protsess oleks kiire, lihtne, mugav ja turvaline. Et on tegelikult nagu sama ja kui me nüüd räägime mingitest, aga Vintedi avalehel on sellised asjad ja Jagal on teised asjad või transport võtab nii palju aega või naa palju aega, et need on, ma ütlen, et need on mingid detailid ja nii lihtsalt on. Räägime Jaga spetsiifilisest. Nüüd, nimi Jaga. Ma saan aru, kus see tuli loogiliselt võttes, aga kas sul on mingi lugu selle taga? Jaa, ta tuleb sõnast jagama. Jaa, tundub loogiline. Ja see lugu on selline, et mul ei olnud Jagale nime, meil oli juba see idee olemas, et me Jaga tegema hakkame, sellist platvormi tegema hakkame ja siis ma mäletan, et ma olin sõna otseses mõttes õigekeelsus sõnaraamatuga, sisuliselt olin nagu kodus diivani peal ja otsisin erinevaid mingid synonüüme ja mõtteid ja et mis see võiks olla. Ja ma kuidagi see lugu seal taga oli ikkagi see, et see taaskasutus on ka, sellest üks osa on ka tegelikult asjade äraandmine. Ja millest ma sain aru, siis alguses on ka, et üldse platvormile kasutajaid saada, siis kuidas inimesed Jagasse tulid, oli need, et ma panin ise sinna tasuta asju, siis tuleks ikka vaatama, et mis sealt saab. Ja kuidagi see jagamise nii-öelda see tegevus ja äraandmine ja tasuta ja see oli nagu see lugu, aga lihtsalt Jaga tundus nagu igav ja siis mul käis kuidagi siuke klikk, et oota, aga paneks sinna lihtsalt Y ette, ja see oli selline, et see on kahesilbiline, lühike, ta on kuidagi nagu silmapaistev, ta tundus mulle ilma, et ma teaks, mis ta erinevates keeltes tähendab, ta tundus, et see võiks tegelikult sobida erinevates riikides. Ja nii-öelda see ajutine nimi on siis olnud algusest peale, et ma arvan, et see on nagu kuidagi, mulle väga meeldib see nimi. Mulle ka. Kes on Jaga peamine sihtgrupp? Olen ise väga pikaaegne kasutaja olnud. Sihtgrupp on tegelikult hästi lai, et võtaks nagu niimoodi, et Jaga saab sisuliselt ju kasutada igaüks, kellel on riided, kellel on mobiiltelefon, kellel on maksevõimalused, nii ostmiseks kui raha võtmiseks, et tegelikult see võib olla ju kes iganes. Aga kui me vaatame Jaga nii-öelda siis kõige suuremat kasutajat gruppi, et see on selline ikkagi 25-40 grupis naisterahvas. Aga on ka tegelikult selliseid juba teismelisi, kes tahavad Jaga kasutada, mingeid oma asju müüa, oma poode hallata, on meesterahvaid tegelikult ka juba päris palju, et kui alguses oli selline 95-5 oli naiste kasuks, siis täna on selline 60-40, et juba liigub äkki 70-30, midagi sellist, äkki 60-40 võib-olla liiga optimistlik, aga et võib-olla just selline, arvan see second handi, kuidas ma ütlen, arusaam, mis asi üldse on second hand, on nii palju aastate jooksul muutunud, et ma näen oma enda nii-öelda nooremate sõprade või oma õe laste
pealt. Et kui midagi on vaja, siis esimesena mõtledki, et aga kas ma tegelikult saaksin selle kuskil platvormist, et miks ma maksan doktor Martensi Abaste eest näiteks 250 €, kui keegi müüb neid jagas võib-olla 50-ga, võib-olla müüb 100-ga, võib-olla müüb 150-ga, aga see on ikkagi nagu soodsam. Et minu missioon on kuidagi olnud ka see, et ma ei ütle, et kõik peaksid pealaest jalatallani alati kandma ainult second handi, aga et oluline oleks see, kui meil on mingi tarbimise otsus, et meil tuleb see meelde, aga kas ma saaksin selle kuskilt teiselt inimeselt, kas ma saaksin selle, et on juba toodetud, et just kui see mõte, et see on ka seal olemas ja sellel on nii palju kasusid, et see keskkonna pool, aga ka tegelikult see pool, et see teine inimene, kes võib-olla seda toodet müüb, tal on seda raha väga vaja. Ja see on see lisaraha teenimise koht ja me räägime nagu lisaraha teenimisest, aga tegelikult on kasutajaid, kellele see on töö, see on igapäevane töö, see on eriti Lõuna-Aafrikas, kusjuures me saime, kui COVID tuli 2020, 2021, siis me saime kasutajatelt kirju, et aitäh, et olete jaga teinud, et ma kaotasin töö ja see on nüüd mu ainus sissetulek. Ja mul on öelnud Lõuna-Aafrika investorid, et Aune, et nad on saanud oma naise kaudu teada platvormist nagu jaga ja siis nad on mulle öelnud, et Aune, et sa päästsid mu abielu, et mu naisel on nagu nüüd oma äri, et nad vaatavad seda nagu palju laiemalt, kui et ma müün oma asjakesi siin kapist ära, siis kui mulle meelde tuleb, vaid on müüjad, kes on sellele pühendunud, kes ostavad tegelikult ma ei tea, uuskasutuskeskusest või mingitest füüsilistest vintage thrift-poodidest tooteid, triigivad ära, pesevad ära, teevad ilusad pildid, panevad sinna olulise summa otsa tegelikult ja nad müüvad selle maha. Ja ma võin tegelikult, et kui ma ei tea, kuulajad mõtlevad, et palju see ikka saab olla, siis kõige edukam või kõige rohkem tooteid, mida üks müüja on jagas müünud üle aastat on 7800 toodet. Ja ta on teeninud 76 000 €. No vau, kas see on Eestis või on see? See on Eestis. Wow. See on Eesti kasutaja. Ja no täpselt. Et need on arvestatavad summad. Väga arvestatavad summad. Ja nii nagu me kogumispäevigu grupis ka, et iga aasta ikka küsitakse grupis korduvalt, et mis on teie kõige paremini toimivad lisaraha ideed, ja lihtsalt alati tuleb see, et korrasta enda kodu, korrasta enda riidega, pane üleliigne müük ja just, et isegi kui siis tuleb sealt see võib-olla tagasiside, et ma ei saa sealt suuri summasid, siis teisalt on see, et iga väike summa lõpuks kasvab suureks, et nagu, ja täpselt jaga platvormil ise ka ju, kui ma olen seal tooteid müünud, et tegelikult on nagu suurepärane tootearendus, sest seal on juba, et väga hästi lahti kirjeldatud, et kuidas neid pilte teha, et need riided oleksid atraktiivsemad, et kui sa natukene süveneksid rohkem, et siis nagu, et tõesti suurepärane lisaraha teenimise viis, mis haakub meie kuulajatega, on ju. Ja üks asi on see müümine ja teine asi on ka tulles tagasi oma eelmise mõtte juurde, et ka see, et kui mul on midagi vaja, sest meil kõigil on midagi vaja, me elame riigis, kus on 4 aastaaega, meil on tegelikult palju jalanõusid ja riideid ja siis, kui on veel lapsed, siis on need duubelduvad ja kaaslase riided ja et seda nagu palju, aga et kui meil midagi vaja, et meil tuleb ka see mõte, et aga äkki ma saan seda osta ja sa tegelikult säästad ka nagu sealt kaudu, et ostagi teadlikult nii-öelda teise ringi kaupa ja siis teistpidi sa toetad seda inimest. Just. Et ei tasu seda üldse alahinnata ja pluss siis jällegi meil on see keskkonna aspekt ka seal, et see on siuke win-win-win. Just, ja ikkagi see, et selles mõttes sa põrsas kotis ei osta, et ikkagi see on turvaliselt tehtud, et ostja müüja ei saa enne raha kätte, kui ostja on kinnitanud, et kaup vastab nendele tingimustele, et tõesti nagu sa alguses tõid ka, et Facebook Marketplace, et kohutav, kui palju seal liigub sellist skämmi, pettust, et ja ma tean müüjate seisukohalt see ja mul endal ka, ma täiesti resoneerun, see kõige suurem barjäär on ju see, et ma ei viitsi üles panna neid asju, et need on seal kuskil kapis, võib-olla peaks neid triikima, aga tegelikult, et võtta see aeg, et see ära teha, et mida kvaliteetsem see kuulutus on, seda suurem on tõenäosus, et see ära ostetakse ja ma tean jällegi see ai maailmas on, et inimesed ootavad seda, et miks ta ei tee mulle seda kirjeldust nagu automaatselt tänases maailmas, et ma võin kasutajatele öelda, et see tuleb, see on tegemisel, see oli osadel kasutajatel juba ka Eestis laivis, see automaatne nii-öelda pildi baasilt kirjelduse ja väljade täitmine, aga me ei olnud lihtsalt selle tulemusega rahul, ta ikkagi paneb mööda.
aga see tuleb, et seda barjääri ka vähendada, et ma saan nagu kiiremini asju üles, et me kuuleme neid muresid ja tegelikult me kuuleme kõiki muresid. Aga küsimus on lihtsalt prioriteetides ja rahas neid asju ehitada. Mulle meeldis vähe enda kolleegi mõte, kes ütles, et tema ka nagu, et päris palju kleite oli läbi aastate kogunenud riidekappi, et täpselt see ülespildistamise vaeb, mis justkui on sinu ainus töö selle juures, on ju. Ta ütles ka enda lapsele, et tee mulle kõik pildid ja ma annan sulle, ma ei tea, igast sellest müügist 1 euro näiteks sulle või midagi, vaata, et sa saad jälle seda kuidagi enda lastele rahatarkuse õpetamisel teha väga mänguliseks, on ju, et triigidki ära ja paned ilusti, leiad ilusa koha kodus ja teed pilte, et jah, see pilt peab olema lõpuks atraktiivne, aga samas vastama sellele, mis seisukorras see toode päriselt on ju, et mu enda elukaaslane ka, et ta ikka vahepeal see pakkide maht mul mingi, et lähme korra kelutama, ma viin pakkid ära, siis ta ka mingi, müü minu asju ka seal, et sul läheb nii hästi selles, et hakkame siis jälle otsast peale triikima ja pildistama. Ja, aga tead, seal on üks päris huvitav võib-olla mõte, mida Jaga ei tee, aga seda on meilt väga palju küsitud. On põhimõtteliselt, et kui keegi hakkaks sellist teenust pakkuma ja ütleb avalikult, et välja, et nii, et ma võtan su kotitäie riideid, ma teen ise kogu selle ära, ma haldan seda sinu kontot ja küsib selle eest siis mingi vahendusraha ja nii palju on olnud neid müüjaid, kes Jaga käest küsivad, et kas teil ei ole sellist teenust, et ma ei taha viia kotiga kuskile Humanasse uuskasutuskeskusesse, et need on nagu väärtuslikud asjad, aga mul lihtsalt ei ole aega või ma ei jaksa, et mul on lapsed ja see võtab aega. Et ma arvan, et kui sellised, ma ei tea, Jaga-agendid või sellised shopping assistantid või see on täiesti ja ma olen mõelnud, et kui mul oleks, minu tütar on liiga noor selleks veel, liiga laps, aga et kui mul oleks, ma ei tea, selline 17-18-aastane, 16-aastane noor, kes tahaks raha teenida, siis ma vist küll ütleks kõikidele oma sõbrannadele, et kuulge, minu tütar on nõus sellega tegelema, võtame need asjad enda juurde, müüme maha, maksate sealt vahelt, kas on see siis 20% või 30%, et inimesed ju teavad ka tegelikult neid ärimudeleid, ma arvan, Eestis oli ühel hetkel Selpi oli pildis rohkem, täpselt see sama ärimudel, et pane sinna kasti oma asjad ja siis sa saad osa raha endale, minust müüjad saavad suhteliselt väikse summa seal, et üle poole läheb sellele platvormile, aga kui kohalikul tasandil keegi noor inimene seda teeb, et ma arvan, et sealt on täiesti reaalne nii-öelda pool mulle, pool sulle või 70 mulle, 30 sulle. No täpselt. Korjak üles ei tee. Ja ühes küljest ongi täpselt see lisaraha teenimine, aga teisalt nagu müüjana mina vahepeal isegi mõtlen, et lihtsalt jääb kappi seisma mingi väga ilus, korralik asi, et mul on kahju seda kuskile riidekonteinerisse või kuskile nagu anda, et ongi, et panen kas või 5 eurot, et keegi nagu lihtsalt see kandmisrõõm oleks, et ma saaksin enda kapist selle ära, sest ma ei kanna seda enam, aga teisalt ei raatsi seda lihtsalt kuskile nii-öelda hävitamisse saada, et see just, et see hea tunne sees, et see läheb nagu järgmisele ringile, et keegi on sellest üliõnnelik. Ja, seda ei saa alahinnata, me ikkagi oleme need emotsionaalsed olendid, et me tahame, et see oleks hea tunne. Sa tõid väga kenasti välja, et palju siis esimene kohaomanik, kes siis kõige rohkem raha teeninud Eestis on läbi aastat, oli 76 000 on ja. Aga palju te siis üleüldse Eesti kasutajatele raha välja olete maksnud? Mis see summa on? Ma arvan, et inimesed üllatuvad, kui suur see summa on. Ma ise üllatusin, kui suur see summa tegelikult on, sest second-hand kauba hind on ju tihti väga madal. Et keskmine tooteväärtus on tegelikult 20 eurot. Aga me oleme välja maksnud Eesti inimestele üle aastate 36 miljonit eurot. Ja see ei ole väike summa. See ei ole väike summa. Et ärge öelge, et sellega ei teeni. No täpselt need väiksed summad nagu, need kasvavad lõpuks suureks. Ja see on ka huvitav sellest rahateemast rääkides, et Jagal on ju, need inimestel raha jääb sinna Jaga kontole. See on ka selline arendus, mida algusaegadel meil ei olnud, aga inimesed hakkasid küsima, et aga kui ma müüsin midagi maha, ma tahaks selle sama raha eest midagi osta, et miks te selle mulle välja maksate. Ja me võimaldame seda siis hoida nende Jaga kontol, et väga huvitavalt inimesed on hakanud sinna raha koguma. Ja see on nagu silma alt ära asi ja ma võin enda kogemusest öelda, et mul endal ka Jaga pood, siis ma kuidagi müün midagi maha, see tuleb mulle sinna kontole ja mul on nii mitu korda olnud, et ma teen Jaga konto lahti, ma teen, mis siin on? Et jällegi, et mitte üldse väiksed summad, et see on kuidagi ja nii naljakas see emotsioon on ka,
et kui sa ostad nagu selle raha eest, mis seal jagakontol on, see on niisugune tunne, et see ei olegi nagu kulu. Et see on nagu, no täpselt, pangakontolt ei lähe ju midagi maha, et see on selline nagu, et kuidagi hea. Aune, sa räägid sellest kõigest nii inspireerivalt särasilmil, kui vaid saaks kuulajatele anda seda su entusiasmi edasi, et kuidas sa ennast ettevõtjana maandad või kuidas sa ettevõtet ja enda eraelu lahus hoiad või kuidas see käib? Kuidas ma elus püsin? Ja kuidas sa laed ennast? Et minu ravim on tegelikult ikka liikumine. Mul on olnud eluaeg selline liikumispisik, ma olen 17. eluaastast ikkagi regulaarselt trennis käinud kogu aeg, et mul see pall tavaliselt maha ei kuku, et kui mul liikumine ära jääb, siis on midagi väga halvasti, aga üldiselt need on ikkagi sellised teada-tuntud igavad beisikud, et ma jälgin seda, et ma magaksin korralikult, ma jälgin, et kuidas ma söön, mida ma söön, et ma ei jäta vahele söögikordi ja ma liigun ja see on vundament ja seda ma panen nii-öelda kõigile ka ettevõtja mõtetega inimestele nii-öelda südamele, et mõnikord seal algusaegadel see entusiasm on nii kõrge, et une arvelt ja söögi arvelt ja kõige arvelt inimesed on võimekad, me jõuame väga palju taluda füüsiliselt, aga mida ma selle peaaegu 10 aasta jooksul olen õppinud, et see ei ole sprint, see on tegelikult maraton ja enda eest tuleb hoolitseda, meil on pered, on lapsed ja sõbrad ja lähedased ka, et ka nii-öelda midagi jääks alles ja et see oleks selline pikaajaline protsess ja loodus mulle väga meeldib, et kui liikuda saab looduses, et see on selline eriline kirss. Ja siis loomulikult ega vaimsest tervisest ja stressimaandusest ei saa ka mööda, et eks ma aastate jooksul olen erinevaid tehnikaid omandanud, kuidas ennast maandada, kuidas maha tulla stressist, kuidas mitte jääda võib-olla oma mõtete lõksu ja kuidas leppida, et tegelikult seda sisemist tööd, mida me kõik, ma arvan, elus kogu aeg teeme läbi erinevate väljakutsete, et seda ei saa üldse alahinnata, et lõpuks me suudame ainult nii palju kanda, kui meie närvisüsteem suudab kanda ja kogu selle võimekuse teadlik laiendamine on olnud, ma arvan, just eriti viimaste aastate töö minu jaoks. Iga vastus võib-olla. Ei, väga kenasti ütlesid, sest et täpselt nagu sa ütlesid, et me alahindame neid lihtsaid asju, aga tegelikult need lihtsad asjad, uni, toit, liikumine, see ongi ju see alus, mis meid päriselt tegelikult hoiab. Ja 4, mida ma tegelikult maininud, on suhted, et me suhted oleksid korras, et kuskilt ei näri meid mingi rahulolematus või mis iganes stress. Ja ma toon seda täpselt raha teemasse väga hästi sisse, et kui meil ei ole tervis korras, kannatab meie rahateemad ja vastupidi, eks ju, et nagu need seinad ilma üksteiseta püsti ei püsi. Ja mis sa ütlesidki selle koha pealt ka, et see ei ole sprint, vaid see on maraton, et siis teisalt ka, et meil kõikidel on elus neid kiiremaid aegu ja näiteks ka, et kui tahtagi lisaraha teenida, et mingi suurema eesmärgi kogumiseks, et siis lühiajaliselt seda sprinti osta on okei, aga sa pead teadma, et nüüd on see, et see lõpeb augustikuuga ära ja pärast seda on mul nagu leebem jälle, et ma arvan, et sinu elus on ka selliseid perioode ettevõtjana, et ma pean selle asja valmis saama selleks ajaks ja siis pärast seda ma saan nagu. Ja neid on olnud palju. Neid on olnud palju. Ja see on tähtaeg ja raha kaasamine on olnud selles mõttes nagu keeruline, et sa tegelikult ei tea, millal see lõpeb, kas see õnnestub, et see on võib-olla üks kõige keerulisemad perioode minu jaoks olnud. Aga jah, tegelikult see teadvustamine, et ka siis, kui sa võtad tempo maha, see on tegelikult nagu vajalik selleks, et sa taastuks ja et sa jaksaks nagu uuesti. Ja seda ma nagu ütlesin, et meil on üle 30 inimesed, seda me oma tiimis ka kuidagi kui jälgin, et me ei saa pigistada neilt nagu 300% välja kogu aeg, et kõik on tegelikult inimesed, et kuidas nagu jätkusuutlikult me ehitaksime ettevõtet, ehitaksime organisatsioone, karjääre, et me kõik oleme lõpuks inimesed, kes on lihast ja luust ja elame siiski füüsilises maailmas, et see peab olema tasakaalus ja võib-olla jällegi ma viitan tagasi sellele startup maailmale, et see nagu kiire kasv ja see tundub nagu selline armutu vajutamine,
nagu tempo mõttes ja võib-olla ka alustavad ettevõtjad täna mõtlevad, et ma pean kiiremini kaugemale hästi ruttu, ma olen juba rongist maha jäänud, siis võib-olla millega mina tegin mingid aastad päris kõvasti tööd oli sellega, et ma tajusin seda välist survet, aga ma tajusin ka seda, et aga võib-olla see tempo ei ole nagu päris minu tempo, et mul on tegelikult minu elu, mul on lapsed, mul on minu tervis, et taustal toimub erinevaid asju, elusündmusi, et tegelikult ka leida see oma tempo, milles sa oma asjadega liigud ja kõik ei pea olema rahvusvahelised ettevõtted. See võid olla, ma ei tea, väike kosmeetikabränd, kes müüb väga mingis nišis mingit või toidulisandeid või et tänases maailmas, kus on turundus on nii kättesaadav, kus tegelikult igasugune tootearendus, kui me räägime digitaalsetest toodetest, on nii kättesaadav, et ei pea nagu mõtlema kohe üli suurelt, vaid tegelikult jällegi jõuame algusesse, et sellest probleemist ja uudishimust, mis on see järgmine samm, mis tegelikult aitab mind edasi, mis aitab mul nii-öelda valideerida, kas siin on potentsiaali, et kohe ei pea mõtlema niimoodi, et Ameerika turule lähen järgmisena, et see on eesmärk, et ei pruugi olla. Et lõpuks me oleme ikkagi, kuhu ma tahan jõuda, on see, et kuidagi see enda sisehääle võib-olla kuulamine, äratundmine on oluline, sest lõpuks on ka iga ettevõte on minu arust ikkagi selle asutaja või selle juhi nägu. Ja ma arvan, et ma ei saa sellest üle ka ümber, et ma olen naine. Ja Jaga on eelkõige naistele mõeldud toode ja kui Jagal oleks sugu, siis Jaga oleks tüdruk. et see on nagu ka, et kui me seda vaatame. Ja Jaga on roosa ka või orantsika. Ja et tal on nagu oma toode, et selles mõttes, et see lisab nagu omakorda selle nüansi sinna, et see ettevõtlus täna ma arvan, palju naiskuulajaid ka on ju, et mina räägin naisettevõttes lugu, aga et ka võib-olla see arusaam, et ettevõtlusmaailm on hästi nagu mehine maailm ja võib-olla see hirm naistele tuleb veel eriti, et aga ma ei oska, ma ei tea seda numbrite värki ja võib-olla ma olen hoopis rohkem nagu loovam inimene, et tegelikult see idee ja uudishimu ja see tahe on olemas, aga see barjäär, et mida tähendab ettevõtlus, et see ettevõtlus on ju ülikonnas mehed istuvad pangas ja räägivad tähtsat juttu. Et võib-olla see narratiiv, et see on tegelikult nagu nii hirmutav, aga see tegelikult ei ole. Ja on minust nii äge näha ka mingid Eesti väiksemaid ongi kosmeetikabrände või mida naised teevad, et me nagu murrame ka neid müüte, mis see ettevõtlus tegelikult on. Ja kui ma teen võib-olla kodus, ma teen ehteid ja müün neid Jagas, siis ma võin ka mõelda ennast, et aga ma olen ka ettevõtja. Ja ma ei ole kuidagi vähem oluline kui mõne suure startupi juht, on ju, et olgem enda suhtes ka nagu iseenda suurimad fännid, olgem seda. Väga armsasti öeldud. Aune, sinuga on olnud ülihuvitav tund aega. Ma ei tea, kus see tund aega läks, aga mind väga kõnetas sinu puhul see mõte, mis sa ütlesid, et kui sa väga paned enda auru ja kogu pühendumuse millessegi, et siis see peab veerema hakkama. Ja. Väga kena mõte minu arvates. Aga lõpetuseks meie kuulajatele lühidalt. Mida sa soovitad alustavale ettevõtjale? On see 3 asja? Sinu mõtted? Või on see 1 asi? Ma soovin seda julgust lihtsalt alustada, sest tihti on meil mõte, et ma veel ei alusta, sest ma ei ole valmis või ma ei oska veel seda. Ma pean veel läbima selle kursuse, ma pean veel kellegagi rääkima, ma pean need asjad ära lõpetama, et uskuge mind seda mõtet, seda tunnet, et ma nüüd olen valmis, seda mitte kunagi ei tule, et see on lihtsalt meie meeletrikk edasi lükata teadmatust, et mis selle ettevõtlussammuga võib juhtuda. Et minu kõige suurem soovitus ongi see, et olenemata sellest teadmatusest ja hirmust, alustage juba täna. Tehke see esimene samm, rääkige inimesega, kes on seda juba teinud, rääkige oma elukaaslasele oma mõttest või ideest, et hakake harjutama nagu ennast sellega, et loote oma lugu ja minu arust sellise idee rääkimisel on see positiivne mõju ka, et sa tegelikult räägid seda lugu ka kogu aeg endale. Sa kogu aeg kuuled, mida sa räägid ja su lugu muutub ja sa muutud kindlamaks ja tegelikult sa hakkad ise ka rohkem uskuma. Võib-olla see teine pool ei usugi su seda ideed, aga sa ise hakkad rohkem uskuma, et tea, see oleks mu vist ainuke selline soovitus, et lihtsalt alustage. 1 asi veel. No nii. Ja ärge mõelge, et
et ma ei saa oma ideest kelleregi rääkida, sest siis nad varastavad mu idee ära ja see on selline huvitav hirm, mida ma olen nagu näinud. Mida ma ütlen, on see, et idee üksi tegelikult väga palju ei maksa. Maksab teostus. Ettevõtted või loeb teostus, ettevõtted ei ebaõnnestu sellepärast, et neil on olnud halvad ideed. Et ettevõtted tihti ebaõnnestuvad sellepärast, et nad ei suuda neid ideid ellu viia. Kas see siis tähendab seda, et ei suudeta õigeid inimesi palgata, ei suudeta nagu ärimudelit sellisena üles ehitada, et see päriselt ka äri oleks, et ärge kartke rääkida sellest, mida te teha tahate, sest ainult nii te leiate need inimesed, kes tahavad seda teha teiega koos, sest uskuge mind, te ei taha seda üksi päris teha, et lõpuks tuli ikkagi 3 soovitust, et võtke keegi sinna kampa ka, see on siuke viimane, et alustage täna, võtke keegi kampa, seal keskmise unustasin ise ära, mis seal oli. Et jaga enda ideed, et see ei ole. Et jaga enda ideed ja räägi inimestega. Väga toredad mõtted, aitäh sulle, Aune. Ja aitäh. Ja oli rõõm. ja aitäh kõikidele podcasti kuulajatele. Kohtume juba 2 nädala pärast uute põnevate saatekülaliste ja saate teemadega. Aitäh ja mõnusat suve jätku!